Tere tulemast vaatama saadet miinimumpalgaga Eurotripile. Saame näha, mitmes riigis jõuab Sander käia ning kas selle rahaga on võimalik nädal aega Euroopat avastada. Saadet toetab Kredit24. 810 eurot ja 8 senti on minu arvel. No nii lõbus välja. Mul praegu tundub, et on hästi kakas sadama, aga mis seal ikka. Ja olemegi kohal Tallinna lennujaamas, kust ikka meie kõik reisid algavad. Esiteks kõigepealt suur tänu Kredit24-le, kes toetavad meilt sellel reisil. Ja nagu oli kuulda, eesmärk on lihtne. Miinimumpalgaga Eurotrip. Minul on konto jäägiks 810 eurot ja 8 senti. See on siis miinimumpalk netos ehk palk, mille päriselt inimene kätte saab, kes miinimumpalgaga töötab. Ja selle rahaga on vaja ära reisida Euroopa. Tervet Euroopat me küll ära ei reisi, aga eesmärgiks olen võtnud ikkagi käia ära need riigid, kuhu ma pole veel jõudnud. Me ikkagi üritame igal pool maitsta kohalikku toitu, vaadata vaatamisväärsusi, mis võib-olla raha ei maksa ja küll jõuame avastada ka sellise rahaga. Nii et ma arvan, et siin pikk juttu polegi, lennuki ootab. Esimene sihtkoht on London. Praegu on teisipäev, kell on siin 10 õhtul, tunni pärast läheb esimene lend ja ega esimesed kulutused on tehtud, ega ei ole midagi niimoodi, et tasuta reisile. Aga lennupilet väga hinnaga 22 eurot ja me lähme Londonisse. Aga oodake, ega see nii lihtne pole. Nagu teate, siis UK ju on väikese Brexiti teinud, ehk nad pole enam Euroopa Liidus ja et sinna sisse saada oli vaja teha siis UK ETA. Täpselt sarnane asi, mis on nagu USA ESTA ehk siis elektrooniline viisa. Ja see maksis 19 eurot. Protsess ise oli muidugi väga lihtne. Tõmbasid Telosse äppi, skanneerisid Eesti passi ära, põmm, siin on sinu arveldus ja 3 minuti pärast olid juba lubatud riiki. Nii et üllatust enam pole, esimene riik on London. Aga kuna ma ikkagi ütlesin, et igat senti võib-olla ei loe, siis alguses vähemalt võiks natukene rahulikumalt võtta. Ja minu esimene nipp on see, et võtsin kodus tühja pudeli ja siin saab vett täita. Et tavaliselt, kui oleme reisil läinud, siis ma olen ikka Ergioskist ostnud siin 2-3 euro kaupa. Küll vesi, küll mingi võiku. Õnneks on see boonus, et me oleme natukega reisin. Minu arust see ülesanne ongi nagu äge või selline challenge siis lausega öelda. Ta ei ole midagi konti murdvat. Ütleme niimoodi, et sa võid olla ka väga nõme. Lähme UK-sse, kulutame 800 eurot ära tuleme Eestisse. No me ei tee seda iialgi niimoodi. Aga selles ongi see, et tahaks võimalikult palju riike ära käia, kus ma ise pole käinud. Ja ma pole UK-s käinud ja tõesti odav lennupilet 22 eurot. Why not? Kohe minek ju. Et kindlasti praegu peame veidi mugavust küll piirama, et igal pool ühistransport, ma arvan, mingi 60-70% odavam ja kõnnime rohkem lihtsalt. Aga ega see halba ei tee. Saame ju avastada tervet riiki, tervet linna. Ja iga õhtu lõpus vaatame ilusti kulutused üle, palju ma kulutanud olen, tuleb nurka minu konto jääk ja siis vaatame. Et võib-olla alguses ma olen veidi tubli, aga ma arvan, et kui seal juba puhkuse selline võbin tuleb sisse, siis hakkab vahepeal see pangakaart piiksu väga ruttu. Eurotrip oleks ka niimoodi teha, et lähme Läti, Leedu, Poola kõik, aga väike selline kõrval ülesanne, mille ma siis endale seadsin, on see, et proovida käia ikkagi need riigid läbi, kus ma pole Euroopas käinud. Et tegelikult lennuliiklus on väga hea, just kui Londonisse ära saad, siis sealt igale poole edasi minna on väga mõnus. Nii et proovime kindlasti kuhugi lõunamaale ka päikese alla saada, kuhu ma pole jõudnud, et neid jaugub siin päris palju veel. Et saame täitsa puhkuse võtta, et praegu küll siin Eestis ka tegelikult suvi juba mõlusad mõllab aina. Just läheb ilm ilusaks, alles oli siin vihma praegu siin Tallinna lennumas vaatan, päike loojub päris mõnus, aga ma arvan, et selle reisil ka saab ikkagi jume peale ja saab pruunilt tagasi tulla. Esimene lend tehtud. Ega ei ole see lendamine tore asi. Aga oleme kohal London Stansted, ühes suures lennujaamas, siis neid Londonis jagub. Ega pikk juttu pole. Hotelli ja Silves tegelikult raha jookseb. Siis ma juba tean ja me peame hotellis oma transpordiga põmm. Hotell maksab kõmm. No, läheme. Reis on täies hoos, nagu näete, oleme London hotellis kohapeal, see on lennujaamas kuskil 1,3 kilomeetrit. Ja nagu lubasin, iga õhtul lööme arved kokku ja päris naljaks on meelde tegelikult. Et juba mainisin 22 eurot oli lend, 19 oli see viisa, aga et siia lennujaamas siis siia hotelli saada, oli kirjas, et shuttle bus toob, kui mugav, kui mõnus. Lähed astud uksest sisse, 4 naela palun.
ja 4 eurot 83 senti läks. Ei saanud kõndida, mõtlesime, et äkki saame kõndida kuidagi, aga muru ja maantee oli ehk ei lubatud, ehk siis tõesti pea viiekas läks jälle maha, aga ööbimiskoht 47 eurot nägu, üks öö. Väga okei, üks kiiremaid check-in'e läbi aegade, ütlesid perekonna nime, põmm, 2 kaarti, uks on siin, hommikuseks siin ja kui ma juba mainisin hommikuseks, siis tõesti 47 euro sees on ka hommikusök. Ja kiire arvutuskäik ütlebki, et 92 eurot ja 80 senti on juba kulunud ja me pole veel mitte midagi avastanud. Et natuke nagu stressi tekitab, natuke muret tekitab, aga nagu ma lubasin, miinimumpalgaga Eurotrip ei pea võrduma. Selline nukker, valus, piinarikas, kõik on veel hästi. Meil on hommikusök juba makstud põhimõtteliselt selle raha sees. Me lähme Londonisse ühistranspordiga, koha peal võtame meid süüa, mõned muuseumid on tasuta, vaatamisväärsus on tasuta, nii et ma arvan, et me suudame eelarves püsida enam-vähem. Et ega muud ei olegi, kell on juba siin 2 öösel põhimõtteliselt, meil Eesti aja järgi on juba 3, juba natuke segane. Põhku ära ja hommikusök ja Londonit avastama. Nii et näeme hommikul. Tere hommikust, ongi uus päev käes ja võib öelda, et esimene ametlik siis Eurotripi päev, ma ütleks, sest eile oli ikkagi õhtupoolik, alustasime Tallinnast. On kolmapäev, kell on natuke 8 läbi, 8.15 ja nagu eile mainisin, tegelikult on head uudised hommikuks, sellepärast et hotelli hinna sees oli hommikusöök. Ma ei tea, kas päris English breakfasti saab, aga kindlasti üks asi on vajalik teha. Kõht on vaja nii täis süüa kui võimalik, sellepärast et raha väga kulutada ei taha. London on kallis linn, nii et paneme ta ilusti viisakalt taldriku täis ja naudime hommikusööki. Ja nagu ütlesin, et võiks saada English breakfasti, ma ütleks, et näeb juba nagu midagi sarnast välja küll tegelikult. Aga mis oli see kõige popim kaup, olidki joad ja sellised kartuliampsud, seal oli kirjas potato bites, ehk siis kartul siin ära. Ilusti küpsetatud, väga mõnus. Kõrval võtsin vorsti ja munaputru, peekonit, siis samuti selline kukkelsai, saad ilusti võileiva teha, panen või peale asjad. Et tegelikult maksis siis see hotell, nagu ma ütlesin, 47 eurot nägu ja võrreldes mõne teise kohaga, mõne teise riigiga, kui on hommikusök olnud, siis peab ütlema, et see on üllatavalt korralik, et arvati, et see tõesti nii vähe. See on esimene ports, see on praegu kõhu täis, seedime 10 minutit, siis on magustoit ja siis juba liigume linna edasi, nii et ega muud ei ole, kui jääd isud. Magustoit ongi ees või mis magustoit, saiad nad on põhimõtteliselt, aga tegelikult väga rikkalik hommikusök, võtsin veel lõuna banaani ka, hea mingi värskamps hamba alla. Aga esimene asi, mida täheldan siin ümberringi vaadates, siis meie siin eestlastena võtsime ikkagi hommikuks kohvi. Kohv on ees, hea mõnus olla. Vaatame joome ja vaatame ümberringi, et kõigil on nagu topsid käes, et miks kõik teistel topsid on? Teed, et enamasti ikkagi inglased joovad hommikuks teed, lõunaks teed, õhtuks teed, aga saab ka täitsa kohvisid, nii et meie naudime latet, las siis inglased joovad oma teed ja küll me ka selle ära proovime, kui vaja. Ja tegelikult see päris palju söödud hommikul, aga eks see oli eesmärk ka, aga ega me ei ole mingi parim reis ja midagi, aga ma loodan, et te lihtsalt leiate mõned nipid, et kuidas odavalt reisida, kuidas odavamalt hakkama saada, aga samal ajal ka ikkagi proovime maksimumi võtta sellest. Holiday Inn võttis meid väga hästi vastu, väga mugav hotell, aga nüüd me suundume siis Londonisse, polegi nii lihtne, jälle peab raha kulutama, aga ma olen juba arvestanud transpordikuludega. Siit on vaja tagasi võtta see Shuttle Bus lennujaama, mis on jälle 4 eurot ja sealt võtame siis rongi Londonisse, et justkui oleme juba Londonis kohal, juba nuuk avastamine, aga ei, tegelikult oleme 55 kilomeetri kaugusel Londonist, nii et väiksed transpordisõidud ja saamegi juba Londonit rahulikult avastada. Sõit on 4.80, et lennujaama tagasi saada, ega lõksusi ei saa jääda. Oleks aega rohkem, me kõnniks ära selle vabalt, muru pealt rahulikult, ei oleks mingit probleemi. Nii, jõudsime tagasi lennujaama, nagu näha, alguses küll oli plaanis rong võtta, läksime sinna alla, vaatasime, et liiga kalliks läheb ikkagi ilusti bussid olemas ja 16 naelaga saab siis Londoni kesklinna, täpsemalt Liverpool Street ja sealt soovita siis võtta underground ehk metroo. Ja väga abivalmid inimesed on siin, et mis mulle juba UK juures meeldib, riigikeel on inglise keel, kõik saab nagu väga lihtsalt ära aetud, ei jää siia keelebarjääri taha. Läksid inimese juurde, küsisid, nii, meil on vaja Londoni kesklinna saada. Tulge minuga, ma näitan, andis sellise väikse kaartiga kaasa, kus on kõik metrooliinid. Ütlesime, et Buckingham Palace juurde tahaks jõuda nii võimalikult lähedal võimalik. No nii, kollane, Circle, Underground. Isegi kui ta alguses natukene seal oli hädas, küsis abi ja andis meile väga ruttu juhtnöörid kätte. Nii et 16 naela eest saab Londonisse ilusti Liverpool Streetile ja sõit kestab umbes tund ja 7 minutit. Et London ootab, liigume. Nii olemegi Londonis nüüd täitsa koha peal südalinnas ja ega minul ongi ju esimene emotsioon.
see bussisõit võttis natuke rohkem kui tund 7 minutit, noh tund 20 polnud hullu midagi. Astusid bussist maha ja tundub veider öelda, aga selline mõnus linnaõhkkond tuli. Mida see siis tähendab, et kuidagi igal ühel oli enda suund, küll olid töömehed enda Elkur-vestidega, küll olid müüjad mingi kärudega, küll keegi jooksis metroo peale, nii et nagu kohe said aru, et oled linnas, aga ei olnud nagu sellist vastikustunnet. Ei olnud kuidagi, et kõik nügisid, trügisid, igal ühel oli oma suund ja igaüks ajas oma asja, nii et väga mõnus oli. Kõigepealt me läksime siis metroo peale, et Underground üldse siin Londonis on kõige vanem metroo maailmas ja peab tunnistama, et arvasin, et võib-olla seal on jälle natukene vaja mähkida, võib-olla läheb liiga kaua aega, aga nad on teinud väga mugava süsteemi, et kui me läksime sinna piletiautomaadi juurde, et osta piletit kaardiga, siis ta tegelikult ütles, et siit automaatist on suht mõtet osta, see on kallim, minge lihtsalt väravate juurde ja kui teil on viipekaart, pange see vastu. Ja nii mugavalt läkski, viipekaart vastu, väravad läksid roheliseks ja said metroosse minna. Ja metroosüsteemist üldiselt, et nagu suuremates linnades olete ikka näinud, kui ma olen kasutanud, ka peab London oma kiitma, värvid on paigas, peatused on paigas, näed, kus peatuses oled ja kuhu see täpselt läheb, mis värviga. Nii et ei ole üldse nii raske siin ringi liikuda. Aga nüüd just nagu mainisin, et mina ju esimest korda Londonis, miks just London, mida ma siin teen? Mul on 3 väga kindlat põhjust, miks ma siin olen. Esimene asi, mida ma tahan teha, istuda maha õiges, traditsioonilises, kohalikus Briti baaris ja küsida, tere, palun üks pint õlut ja ma tahan seda maitsta ja nautida. Ma tean, te teate, et ma olen suur jalkafänn, praegu on suvi muidugi, jalkhooaeg on läbi, kahjuks päris jalka kõrvale ma seda pinti saa nautida, aga ma arvan, et sellegipoolest maitse ja kogemus on seda väärt. Teine asi, mis ma tahan teha, ma mäletan, kui ma olin väike laps kuskil põhikoolis, siis mu sõbrad käisid Londonis. Ma ei mäleta, miks ma ei saanud minna või ma ei läinud, aga ühesõnaga, kui nad tulid kõik tagasi, siis nendel olid välja prinditud. Meil olid veel sellised fotokad, ikkagi käisid ilmutusse ja tõid kooli pildid. Ja kõigil oli selline pilt, kus nad käega toetasid Big Beni ja naeratasid. Ja siis ma mõtlesin, oi kurat, kui ma kunagi siia Londonis jõuan, ma teen sama pildi. Nii et täna Big Beni juures väike turistipilt enda vanadele sõpradele näitan, et näe, tänapäeva saab ka käia ja teha. Ja kolmandaks on võib-olla selline veidi jabur, inimestel tundub, et miks just, aga tundub, et ma olen ka natuke sotsiaalmeedia postitustesse kuidagi tõmmatud, kuidagi sinna promosse surnud, et nimelt ma olen näinud väga palju sotsiaalmeedias praegu, kuidas UK-s just Londonis, Liverpoolis süüakse sellist toitu nagu kartul või oad ja juust. Ehk öeldakse nagu Spad Pros on selle koha nimi, et ma tahan ära proovida selle fenomeni, mis internetis ringleb, et praegu on seal näiteks sellised klipid liikumas, et kui sa oled esimene inimene järjekorras, siis sa saad selle tasuta. No meie esimesed inimesed pole järjekorras, aga nali on selles, et savatakse mingi kell 8 ja siis esimesed inimesed on järjekorras 6:30, et 1,5 tundi oodata, et tasuta rook saada, see tundub veidi jabur, nii et ma tahan selle ise ära maitsta, vaadata, kas see on hinda väärt, kas see seda kvaliteeti väärt, sest mõeldes lihtsalt, et kartul või juust, oad, no kas ta on midagi erilist. Aga need on 3 asja, mis ma tahan täna kindlasti ära teha ja lisaks sellele kõigele me saame ju siin Londonis ringi vaadata, sest ümberringi on oi kui palju avastada. Oleme paar sammu kõndinud ja minu selja taha jääb Buckingham Palace, see on kuningliku ametlik residents siin siis, et Charles III praegu enda perega elab seal, et tegelikult siin on ka tavaliselt üleval siis üks kindel lipp lehvimas, kui sa näed, et on siin kodus ja mina seda lippu praegu ei näe, see peaks UK lipu kõrval olema või teise torni otsas, nii et täna teda kodus pole hullu, aga kõigepealt see esmamulje, kui ma üldse tulin, täna on kolmapäev, ma arvasin tegelikult, et siin on turiste tohutult, ei ole üldse nii hull, et vaadates siia ma saaks lihtsalt vära juurde kõndida ja värava ära puudutada, mida ma ka ju teen, sest kunas ma ikka jõuan uuesti Buckingham Palace'i juurde. Olemas, noh, järjekorda polegi. Buckingham Palace'i värav katsutud, ma loodan, et midagi hullu ei juhtu, tundub, et kedagi otseselt ei huvita. Aga tegelikult minu enda kogemus, et mina mäletan kunagi, kui ma olin ikka väike, äkki jooksis kordus arvatavasti midagi ETV peal. Ja siis, kui juhtus see hirmus õnnetus Dianaga, kuninganna Dianaga, siis ma mäletan ühte väga sürri kaadrit või sellist, mis on kuidagi aius niimoodi sopitsenud. Et see õnnetus juhtus ära ja tuli üks härrasmees, juba ämaras niimoodi ja esimene inimene tõi see samma lilli ja siis mõned päevad hiljem see lillekimpu tunni. See sümbol, see näitas, kui palju Dianat tegelikult armastati. Nagu enne sai mainitud, mul on ikkagi 3 kindlat eesmärki, mida ma tahan Londonis teha ja esimene on siinsamas ühes õiges kohalikus Briti pubis pint õlut. Läksime sisse ja väga äge härrasmees oli, ma ütlesin, et palun üks Guinnessi pint, ütleb, et what, Guinness, Guinness muidugi. 7 naela, eks ta kallis ole, aga me oleme siin Westminster Abbey kõrval kohe, selle koha nimi ongi Westminster Arms
ja tegelikult seest oli ju väga vahva. Ma ütleks, et võib-olla selline labane näide või kõrvutamine niimoodi, et kujuta ette, sa Tartus pahades poistes ja nüüd pane see kõigega üle, vala kullaga, vala sellist UK-likkust, et selline kuninglik pahad poisid. Et tegelikult sees on üsna vähe ruumi, aga väljas on vaata sellist ägedad lauad. Ja nagu näha on, tegelikult see on väga populaarne koht, sest väga palju õlleklaasi jälgi on näha. Et pärast tööpäeva on väga tavaline vaatepilt sellistes UK baarides, sest tullakse ülikondades rahulikult portfell maha ja tullaksegi sõpradega siia ja räägitakse enda tööpäevast. Aga Guinnessiga on veel see võlu, et tegelikult siin on üks traditsioon või noortepärane, oleme siis popid. Öeldakse siis niimoodi, et nagu split the G, ehk siis esimese lonksu ma võiksin võtta täpselt niimoodi, et ma poolitan selle G-tähe ära, nii et ega muud ei olegi kui Londoni terviseks. Cheers! No ei saanud päris hakkama, peaaegu, veel vajab harjutamist, aga pint kohalikus Briti baaris tehtud, väga mõnus. Aga ma arvan, et me saime selle kõige klassikalise ilma üldse. Küll on vahepeal pilves, siis on päike, isegi natukene tibutas, aga minul pole vinguda midagi, ma saan täieliku Londoni kogemuse siit kätte. Minu taamal on siis Big Ben, tegelikult sellel on ka selline väike arusaam. Seda kutsuti varem Clock Toweriks ja aastal 2012 Elizabeth teise auks nimetati see ümber Elizabeth Toweriks. Aga miks kutsutakse Big Beniks? Big Ben on tegelikult see suur kell selle hoone sees, mis teeb seda häält. Nii et mina siin selle fakti täna teada, ma loodan, et äkki keegi teine sai ka veidi targemaks, aga nagu ma ütlesin, minu teine ülesanne siin samas on tegelikult teha ära ka pilt, nii et teeme ühe ägeda pildi mälestuseks, et enda sõpradele näidata, et minul on ka see tehtud. Ja Big Beni juurest on ju tegelikult kohe näha ka London Eye'd, minu taamal praegu paistab, ehitati siis milleeniumi vahetuseks, ehk siis 2000. aastal sai valmis. Üks tiir umbes võtab aega 30 minutit ja tegelikult öeldakse, et seda on vahepeal vaja isegi kuu aega ette broneerida, et sinna peale saada. Nagu te teate, mulle need kõrgused väga ei istu, ma alles hiljuti harjusin ära enam-vähem lennukiga lendamise. See vaateratas pole täpselt minu teema, nii et küll siit selle vaate mujalt ka kätte saab ja taamalt nägin selle London Eye ära, sest tegelikult ega ta on ju maailma suuruselt 4. vaateratas, et ta mingi väike mögin siin Londonis ei ole. Me oleme siin Big Beni kõrval ja minu selja taga on Tesco Express. Kindlasti on siin ka odavamaid suuri superkauplusega. Kaisime üle siin rahulikult hinnad, et tahaks teada, palju siin näiteks piima eest makstakse, leiva eest ja saia eest. Et tegime tiiru peale ja näiteks 2,2 liitrit piima, ehk siis 4 pinti, on 1,55 naela. 800-grammine saiapats oli 1,35 naeltes. 0,5 liitrine vesi maksab siin 0,75 naela, kana kolmnurkvõileib on 2,75 ja karpmune oli ikkagi minu jaoks üllatavalt kallis, 4,4 naela, täpsemalt 4,45. Aga mis siin poes kohe silma jäi ja üldse siin Londonis UK-s on selline tore pakkumine nagu meal deal. See oli siis kokku 4 naela, kui sa pole just Tesco kaarti omanik. Ja 4 naela sisaldab sulle siis seda kolmnurkvõileiba või mingit salatit, kõrvale jook, näiteks vesi, Coca-Cola ja lõpetuseks selline snäkk, seal oli šokolaadibatoonike, võisid võtta banaani, et 4 naela eest saad võtta sellise kiire lõunasöögi või isegi õhtusöögi, kui soovid. Minul on küll hommikusöögist veel kõht täis ja ma tean, et meid pärast ootab niikuinii spaad proskenda kartulitega, et ma ei hakka siis midagi krabama, aga et tean siis kõigile teistel, kes tulevad, et meal deal tundub täitsa hea diiliga kiiramps. Kõnnid mööda Thamesi jõge ja vaatamisväärus on oi kui palju, sa võid terve aeg, terve päeva võid siin Londonis veeta, imestada. Minu selja taga jääb MI6 peahoone, ehk siis Briti luureteenistuse peahoone. Võib-olla tavainimesele või mulle on tuntud see rohkem kui James Bondi tööandja. Et tegelikult avalikkusel oli mingi aeg selline üsna tundmatu hoone, tagant siit vaatad, et väga huvitavad nagu harud, et justkui igas kohas oleks peakorter eraldi. Aga selle huvitav fakt ongi see, et tegelikult kui sa näed kedagi sinna sisse kõndimas või ümber selle ja sa küsid, et do you work in MI6, kõik ütlevad ei, mitte keegi ei tohi öelda, et nad töötavad seal. Nii et Londonisse selle mõttega pole teil mõtet tulla, et te püüate järgmise James Bondi kinni. Päris pikk tuur on siin Londonis juba tegelikult ju peale tehtud ja ma olen näinud siin tee peal väga palju sõitmas punaseid tabeltekkereid. Ja ma ei saa ju niimoodi Londonist ära minna, et ma pole ühtegi sõitu nendega teinud. Nii et nüüd võtame ühe punase tabeltekkeri ja sõidame Spaad Prosse, et proovida see kartulvõiga ära. Vaatame, kui maitsev imeline see siis on. Olemegi siin punase tabeltekkeri peal. Jällegi väga mugav süsteem. Eesti pangakaardi paned vastu kollast valideerimismasinat 1,20 naeltes ja saad sõita siin tund aega. Me jõuame ilusti enda peatusin ära selle ajaga. Aga mis on huvitav on see, et me läksime viimastena peale. Maksime ära, seal Lope maksis viimase pileti ära, hakkame trepist üles tulema.
tõmmati selline kiirus peale, et võrdluseks lihtsalt ma olen Lux Expressi sõitnud selle 2-korruselise bussiga nüüd Tartu-Tallinna, seal oli niimoodi, et bussjuht ütleb, ärge jumala eest tõuske püstega treppidel olge, kui me sõidame või peatume. Siin oli niimoodi, et viimane vend maksab ära minekut. Mida ma veidi võib-olla igatsen, oleks täitsa tore, kui seda katus poleks siin pea kohal, siin saaks täitsa näpud päeva poole visata, et siin op-and-off bussid olid sellised, aga noh, ma tegin akna lahti, saab siit ka killuke Londonit kätte. Ja kui me juba siin tiirutame, siis tegelikult me oleme terve päeva näinud ka lisaks bussidele neid musti taksosid. Need on siis ametlikud Londoni taksod ja tegelikult selle juhiks on väga raske saada. See internet ütles sellise tarkuse tera, et umbes läheb 2-4 aastat, et saada musta auto taksojuhiks siis. Ja nende üks eksam on see, et sa pead teadma kõiki Londoni tänavaid peast. No nägite pidurdust praegu. Jah, nüüd kui ju Lux Expressil on ka tegelikult 2-korruselised bussid olemas Tartu-Tallinn liinil, noh, kabi peal ja tabeltekkerid, siis ta võib-olla enam nii eriline ei tundu. Ma olen juba Eestis mitu otsa teinud, aga jällegi peab tooma selle välja, et Londonis on see ju linnaline buss, et tegelikult minule kui turistile on see nagu suurepärane vaade siin Londonit avastada. Noh, täpselt nagu räägin, siin kohe Big Ben, parlamendijoone, saad kõik ära vaadata ühe sõiduga. No, ega kui me oleme siin juba täna natuke raha kulutanud ja nagu ma ütlesin, ikkagi esimest korda olen UK-s Londonis, siis ühe naelana magnet külmkapi peale peab ju võtma. Ma olen igast teisest riigist võtnud, nii et ma arvan, et sellest kahju ei hakka. Küll ma pärast neid seal viimases riigis sente loen ja mõtlen, kas oli vaja või mitte. Praegu igatahes ju naudime täiega, nii et ma võtan selle ägeda magnetiga endale koju. Kõnnime sinna Spaatprosi juurde, et väike amps võtta. Olen praegu Rahvusgalerii ees ja tegelikult ma lugesin internetist, et päris palju tänavamuusikuid on siin igal pool tänavatel. Mees on ju hingega ikkagi asja juures väga proffvärk, aga mis veel jääb silma, on tegelikult väga huvitav. No kui tihti ütled, et mul pole sularaha või pole sente, siis tegelikult tal on sinna statiivi peal üles pandud väga huvitav maksesüsteem. Kaartiterminal ja seal on suurelt kirjas, et kui sa paned kaarti vastu, läheb 3 naela maha. Nii et tegelikult väga mugav, sa ei saa öelda, et ma ei saa anda. Mina ei naudi seda väga kaua, nii et ma täna ei hakka andma, aga kui ikkagi kulutad oleks, ma lükkaks ka talle, et tore nautida hea süsteem. Nii, Spaatpros Expressis ma võtsin siis kartuli või garlic butter ehk siis küüslaugu või oad ja juust ja selle kohta tema ütles, traditional, you know it man, et üliäge müüja oli tegelikult ja üldse ma pean ütlema, hea meelega pean ütlema, mitte nagu kohustusega, et kõik kohalikud briti inimesed või kõik teenindajad, töötajad, kellega ma olen täna suhelnud, nii mugav, mõnus, võib-olla on asi veits selles, et kuna koolis sai seda briti inglise keelt ikkagi õpitud, siis kuidagi tunned ennast kodusemalt, et kuulsid nagu väljendid not my cup of tea ja thank you, cheers mate, et see oli nagu mõnus, kodune ja see teenindaja oli ka väga lahe, ütles, et see on täpselt see traditsiooniline, see maksis 9 naela, üsna võib-olla krõbe pakkumine, aga väga korralik ports ka, kohe leiame koha, istume maha, maitseme seda ja selline info veel talt tuli, et see Spaatpros, et flagship ehk siis see põhikoht, see toiduauto on 5 tundi põhja sõita, et ütles, et no sinna te vist ei jõua täna, aga 5 tunni kaugusel on siis see tegelikult see toiduauto, mida te olete näinud võib-olla sotsiaalmeedias, aga ta ütles, et see on see traditsiooniline, seda saab toiduautost, laske hea maitsta ja me pidime siis teada andma, kuidas see maitseb, nii et leiame ühe asukoha. We gonna enjoy it. Take care, guys. Enjoy the rest of your trip. Awesome, thank you everything. Thank you for everything. No nii lõbus vend. Täitsa ulme. Spaatprosi toit on käes, nagu nägite, väga ägedad töötajad olid seal ja ta ütles, et seal sees väga ruumi pole, seal oli mingi 3-4 lauda, ütles, et hops, pange üks tänav edasi, ilus kirikuaed. Mõtlesime, et kas on üldse siia viisaks sööma tulla. Vaatame siin ilusti pink pandud, istmed, laud, milles nii viga siin maitsta seda. Et ossa vana, siin natuke tulin isegi. No vaadake. Ütleme niimoodi, et võib-olla see rasva siin jagub, et selline rasvane võib-olla meenutab natuke hommikusööki. Aga mul on siis tõesti siin küüslaugu või kartul, juust ja oad, aga vaadake, hästi juust on sulanud. Vaat see mulle meeldibki. Nii et laseme hea maitsta ja anname teada. No ma ütlen, et see oleks täpselt minu rämpstoit seal Eestis. Et ma ei tea, kui hommikul on kiire või õhtul tahan niimoodi veidi nautida laupa õhtul, ei viitsi ise süüa teha, siis täpselt selline asi tellida endale. Et ma ütlesin ka sellele teenindajale, et ma olen kodus proovinud. Mina proovisin õhufritüüris ja ma panin voolium sisse, aga ma ei teinud kahvliga auke, aga tema soovitas niimoodi, et kui kartul on ära küpsen, siis võta vooliumist välja 10 minutiks ja pane uuesti, et saaksid krõbeda pinna. Ja siin on väga hästi tegelikult näha seda krõbedat pinda ka toidu peal. Aga tõesti, eks ta rasvane ole, aga see kogus, see pomm, see laks, mille sa siit saad, no see energia peaks jätkuma mul, ma arvan, 24 tunniks, nii et laseme hea maista. Mina soovitan. Spaatpros on oma haipi väärt. Nii, London on tehtud.
kõigepealt enne, kui kõik arvud kokku loeme, siis peab ütlema, et väga edukas oli. Sain enda 3 asja tehtud, kohalikus pubis pint joodud, see kartulitoit söödud, mis väga maitses ja Big Ben juures pilt tehtud, nii et 3 kiiret asja ja ma arvan, et kogu kupatus, mille me veel sealt saime, bussiga sõitmine, Londoni teiste vaatamisväärsust avastamine, mõne kohalikuga isegi juttu rääkida, nii et London oli minu arust väga edukas, aga alustamegi siit kohe hommikust. Nagu see algus ütlesime, iga õhtu võtame siis enda kulutused kokku, et oleks ikkagi kogu aeg selge pilt, palju meil miinimumpalgast alles on ja kell ongi siin juba 8:30 saamas, varsti läheb meil lennukipuude riiki, aga võtame selle Londoni päeva ette. Hommikul siis Stanstedi lennujaama üldse saada hotellist läks 4,80, siis sealt Stanstedist Londonisse saada bussiga läks meil 19,30. Siis oli meil kohalik metroo €20, pint õlut maksis 8,90 €. Sai kulutatud, sai võetud korralik pint. Ostsin suveniiri, magneti, 2,40, siis kartuliroog läks maksma 11 eurot ja me oleme nüüd teises lennujaamas, kui me tulime Stanstedi lennujaamas siia Londonisse, siis me nüüd praegu sõitsime Lutonisse ja et Londonist Lutoni lennujaama saada läks 25 eurot ja 30 senti. Enne kui ma kõik arvud kokku loen, pean ütlema veel, et kaarti sai tegelikult ju rohkem täna viibatud, bussiga sõitsime 2 korda ja tegelikult võtsime ka shuttle bussi siia Lutoni lennujaama, et tegin refreshi pangakontole mitu korda, 3-4 tundi on möödas juba bussisõidust, aga maha pole läinud. Ehk peab arvestama, et mingi anomaalia käib, äkki vedas, äkki saime kuidagi €20 mingi kuupileti, päevapileti, ma ei tea, et loodame, et see ei lähegi maha. Ehk ühe sõnaga, päris naljaks on nüüd mõelda. Londonis, mis päriselt kokku läks kaartilt maha, 72 eurot ja 90 senti ja selle osas on see, et transport. Et muidugi eilne kulutus oli meil hotell koos hommikusöögiga, mis mängis tänase päeva väga hästi ära, sest väga rammus hommikusöögi sai, et kõht ei läinudki väga tühjaks. Aga London tehtud 72 euro ja 90 sendiga, ma arvan, et võib täitsa rahul jääda, sest ma Londonit kartsin kõige rohkem. Et kui need bussid mingit lisatasu ka nüüd ei võta, siis ma olen väga rahul. Aga siit ma arvan, et õppetund mulle kõigepealt, et ja teistel hea nipp, et vaatad, oi, Londonisse saab 22 euroga, oi, hea diil. No järsku oled Lutonis või Stanstedist ja siis vaatad, jõuad öösel kohale, no võtame hotelli sinna lähedale. Oota, kuidagi vaja ju veel Londonisse ka saada. Põmm, põhimõtteliselt buss või rong Londonisse saamiseks maksab sama palju kui lennupilet. Nii et sellega peab alati arvestama, et kui näed, et odav lennupilet, sa pead veel kuidagi sinna kesklinna saama, kui sa tahad ju avastada. Aga see selleks. Nagu ütlesin, me oleme praegu Lutoni lennujaamas ja me lähme kohe varsti siin uue lennu peale. See lend maksis meil 32 eurot, lendame 3 tundi ja me lendame Bukaresti, Rumeenia pealinna. Nii et kui me arvutame ka selle lennu sisse, siis täna kulutasin siin samas Londonis koha peal 104 eurot ja 90 senti. Nii et teiega vaatajad näeme juba Rumeenias. Nüüd tuleb keegi röövima mind täpselt. Vana, ma ütlen, et siit ikka läheb kõrgusesse. Thank you, õiumärgiga, ma paneme alla, sina otsustad.